Osa publikust on kadunud õnnelikult ja kadunud on meie üks diskussant, aga loodetavasti ta pääses just ajakirjanduse küüsist ja saabub tagasi. Ole hää, võtta istet ja läheme oma tänase päeva viimase osa juurde, milleks on siis kokkuvõttev paneeldiskussioon, kuidas ja kuhu edasi. Siia on siis kogunenud nüüd Urmo Soonvald, kes äsja saabus, ja Anvar Samost, kes juba enne siin istus. Ehk siis need on need inimesed, kes vastutavad kõige selle eest, mis sinna ülesse on pandud. Ja mina olen Tiit Hennoste, Tartu Ülikooli teadur ja õppejõud. Meie see jutt käib siin nüüd umbes niimoodi, et alguses on meil terve rida niisuguseid küsimusi, mis eelmistes osades juba õhku oli visatud ja siin küsitud ja mis olid vähemalt osalt otse lausa ja osalt kaudselt suunatud siis sellele, et ka ajakirjanduse inimesed saavad selle kohta sõna võtta. Ja siis teine pool tuleb siis sellest, et kuhu siis edasi, mida on võimalik teha, mida on võimalik ajakirjandusväljaannetel teha, mida nad soovivad teha, mida nad saavad teha ja nii edasi. Ja selle järel, kui me oleme umbes tunnikese kulutanud selle peale, siis tuleb küsimuste voor ja siis lõpuks teeme väikese kokkuvõtte sellest asjast. Nüüd, et minna siis kohe selle asja juurde, siis oli nagu terve rida erinevaid asju, mis siin olid välja toodud juba enne ja mis moodustasid siis selle interneti kommentaariumi teatud hulk probleeme. Ma lihtsalt tuletan algusest meelde, et kommenteerimine sellisel kujul, nagu ta praegu on, pidurdab teatud mõttes ühiskonnas diskussiooni, sest osa inimesi lihtsalt arvab ennast välja, nad ei soovi enam nendes diskussioonides osaleda, kuna see räige osa sellest netikommentaarides siis kas siis solvab, mõnitab või teeb midagi muud selle kohta. Siis teine asi, mis siit välja tuli, oli see, et kommentaaridest võib sisse tulla terve rida erinevaid lihtsalt väljamõeldisi, mis hakkavad elama oma elu. Siin oli ka konkreetseid näiteid selle kohta ja see on minu enda arvates üks hirmuäratavalt oluline probleem just sellepärast, et kui ma loen näiteks mingisugusest ühest kommentaarist, et X on pedofiil, nagu siin näitena oli, eks ole, siis on mul väga kerge avada internetis teised kohad ja kui ma leian juba 4-5 kohast, et X on pedofiil, siis ma hakkan juba mõtlema, et see ei saa olla vale, kuna nii palju erinevaid allikaid annab mulle seda teavet. Ja siin on minu arvates üks oluline probleem, mille ma tahaks ka siis kohe nagu õhku visata, on see, et kui alguses olid need kommentaarid tõepoolest palju enam sisulised, kunagi väga ammu. Seejärel hakkas tekkima minu arvates selline olukord, mille ma sõnastasin, et kommentaarid hakkasid kaotama oma olulisust, kuna sinna saabus terve rida inimesi, kes veidi ebaviisakalt öeldes nagu koerad märgistasid territooriumi, mina olin siin, kirjutades mingit suvalist asja, mis selles ankeedis oleks läinud rubriiki suvaline möla, eks ole. Aga see ei olnud kuidagi tige, ega see ei olnud halb ega midagi muud sellist, oli lihtsalt üks suvaline lause. Aga seejärel nüüd on minu arvates tekkinud just see olukord, kus terve rida inimesi on avastanud selle võimaluse, et neil on võimalus terroriseerida interneti kaudu teist konkreetset inimest, kirjutades X kohtadesse lihtsalt sidumatult selle sama inimese kohta mingisugused asju, olenemata sellest, milline on selle loo teema, mis seal üleval on. See oli siis nagu üks selline asi. Nüüd see, mis ma tahaksin siin veel lisada natukene omalt poolt juurde, on see, et me oleme uurinud natukene kvalitatiivselt ka erinevaid selliseid kommentaariume ja tegelikult seal hakkab tööle üks selline kummaline mehhanism. Need, kes tulevad alguses peale, need määravad nagu mingi tooni, et kui alguses tuleb peale näiteks 10 kommentaatorit, eks ole, kes võivad kusagilt partei kontorist ilusasti togida neid asju ja määravad tooni, et X on siga, siis edasi võivad järgmised tulla ja ütelda, et X ei ole siga, vaid lammas. Aga nad ei suuda enam päris hästi sellesse nii-öelda vahele tungida. Ja siis variseb see lõpuks vaikselt kokku. Ja teine asi, mis nendest uurimustest välja tuleb, on see, et inimene võib kujutleda küll, et ta on sõltumatu, et ta esitab oma arvamuse sõltumatult. Tal on arvamus, ma lähen kommentaariumis ja panen selle kirja. Aga reaalselt kommentaarium on dialoog. Ma loen neid eelnevaid arvamusi, ma arvestan nendega, ma ei mõtle, et ma arvestan nendega. Aga reaalselt, kui analüüsida neid, siis tuleb välja. Ehk teisisõnu tekivad olukord, kus inimesed hakkavad võimendama niisuguseid üksteise
seisukohti, samasuguseid seisukohti ja nii tulevad niisugused kummalised võimendatud seisukohtade kämbud, mis mõnikord võivad minna väga ilusas suunas, aga mõnikord võivad minna täiesti aia taha. Ja veel üks asi, mida ma tahan siin lisada, on see, et kui ma mõtlen niisuguse vana aja ajakirjanduse peale, siis vana aja ajakirjandus tähendas seda, et oli väga selge vahe avaliku elu tegelasel, näiteks poliitikul ja tavalisel inimesel, kes sattus sinna ajakirjandusse. Poliitik peab ära kannatama palju enam, et lihtsalt öeldes sõimamine on palka sisse kirjutatud. Hiljuti ma esinesin ühes kohas, kus olid natuke ametnikke ja natuke poliitikuid. Ma küsisin, kas sõimata võib poliitikuid, poliitik tagapingist õikus. Jaa, võib. Aga kommentaariumites on minu arust tekkinud üks hoopis teistsugune olukord, ehk teisisõnu kõik inimesed, kes kirjutavad ja kõik inimesed, kes on allikad nendes tekstides, viiakse sellesse olukorda, nagu vanasti oli poliitik. Ehk teisisõnu, ta peab kannatama kõik välja, mis sealt tuleb. Sest mingisugust seda tüüpi niisugust vahe asja seal sees ei ole. Nii, ja see, mis siit välja tuli veel nagu hommikupoolikult, oli see ja mida on palju räägitud ennegi, et lõppkokkuvõttes tekitab see olukorra, kus inimestel on hirm. Nad kardavad kommenteerida, aga nad kardavad ka neid kommentaare lugeda, sest iial ei tea, mis täna minu kohta seal öeldakse. Lihtsalt. Nii, need olid sellised asjad, mis siit hommikul ja eelmistes nendes asjades välja tulid. Ja nüüd see, mis ma teie käest tahaksin nüüd siis küsida, et nüüd on teil sõna, seltsimehed Mausrid. Millised on teie seisukohad, arvamused või arusaamad nende asjade suhtes? Mis on enne olnud? Mine kusagilt sisse. Ma olen sisse lõpust. Mine. Mis sa ütlesid, et väga suur hulk inimesi on, kes kardavad kommentaariumit avada, et ei tea, mis neid ootab. See kindlasti puudutab tavalisi inimesi. Ma arvan, tavaline inimene ei lähe hirmuga vaatama, kas see puudutab neid. See hirm, kui sa sõna kasutasid, puudutab eelkõige siis poliitikuid ja just avaliku elu tegelasi. See oli mu esimene kommentaar sel teemal. Ma arvan, tavaline inimene ei oska isegi mõelda niimoodi, et kas kommentaariumis ootab teda keegi tont ees. Siis üks väga oluline märksõna, mida Tiit mainis ja mida Raul mainis, on see, et kas selle kommentaariumi süsteemi tõttu, mis on praegu Eestis, mis on siis Delfis, Postimehes ja ka mujal, kui palju me kaotame iga kuiselt inimesi, kes oleksid nõus andma intervjuusid, kirjutama arvamuslugusid, võib-olla isegi osalema kommentaariumis. Jah, ma olen inimestega kokku puutunud, ma olen mitut inimest ise keelitanud, et nad osaleks avalikus diskussioonis. Mul on väga raske öelda, kas need inimesed, kes nüüd poevad selle taha, et ei taha intervjuud anda, et see on kommenteeritav anonüümselt ja kõigile, et kas see on ka tegelikult probleem. Väga paljud, ma arvan, ka poevad selle selja taha, aga me oleme püüdnud, see on üks neist asjadest, kus me oleme väga palju vaeva näinud, me oleme selgitanud inimestele, oleme kommentaariume sulgenud, ma arvan, ka siin ruumis on inimesi, kellega on tehtud intervjuusid ja kelle üks palve on see, et kommentaarium on suletud. Me oleme nõus neid pretsedente tegema, kui võitjaks on lugeja, et lugeja saab maksimaalselt informatsiooni, mida ta jääks ilma. Need on esimesed märksõna. Üks märksõna veel, et uuringud, et mul on hea meel, et Linnar ja Raul tutvustasid uuringut. Ma loodan, et sellest võiks saada süsteem ja kindlasti oleme meie nõus rahaliselt kaasa aitama, et tekiks võrdlus, et ühekordne uuring ei anna midagi. Me saame hetkeseisu, mis võib olla nii või naa pidi kaldu, et meil tekiks mingisugune pikaajaline süsteem, mismoodi me uurime kommentaariumis käijaid, kommenteerijaid, miks nad seda teevad. Et kindlasti me oleme nõus kaasa lööma, et see on meie, ma arvan, kõikide huvides. Anvar? Kahtlemata probleem on olemas, aga see on mõttetu nagu eitada ja probleem on eelkõige selles, et mingi väike osa inimestest, kes kommenteerib, teeb seda ebaviisakalt, solvavalt, osa siis oma lihtsalt loomupärase kasvatamatuse tõttu, aga osa ka ilmselt nagu planeeritult, teadlikult ja meelega. Ja see osa ilmselt ei kao mitte kuhugi. Ja see osa on ka suur probleem, et samas on väga raske neid sealt kuidagi välja sõeluda. Et ma ei tea, palju teil moderaatoreid töötab, meil töötab neid vist kuskil 5. Meil on ka 5.
et see on tegelikult otsene kulu, mida nagu lehelugeja või veebiväljaande lugeja kuidagi muud moodi ei näe, kui võib-olla ainult selle kommentaariumi suhtelise puhtuse osas. Ja tegelikult ikkagi valdavalt see on selle järelmodereerimine ja väga tihti need moderaatorid lihtsalt ei jõua, ei näe, neid ei raporteerita, neid ebaviisakaid või solvavaid või vaenule õhutavaid kommentaare ja siis nad seal paraku nagu esinevad. Et selle probleemiga ma arvan, et meediaväljaanded peavad nagu jätkuvalt tegelema. Et kui küsimus on selles, et mida nagu Postimees on teinud ja kavatseb teha, siis Postimees on juba möödunud aastal esiteks ühe osa, tõsi küll väikse osa, oma veebiväljaandest viinud sellisele rohkem isikustatud kommenteerimisviisile, kus siis tuleb ennast registreerida või kasutada mingit olemasolevat natukene paremini kontrollitavat identiteeti kui see, mis sa sinna viimasel hetkel siis kirjutad sinna nimeks. See on muidugi tähendanud seda, et seda osa kommenteeritakse vähem, aga teisest küljest ka muidugi seda, et see diskussioon seal on oluliselt asjalikum, kohati võiks öelda, et isegi väga hea, aga seda juhtub harva. Postimees on... Miks harva? No seda head diskussiooni tuleb seal harva ette lihtsalt. Et Postimees on ka pöördunud lugupeetud konkurentide poole ja arutanud või pakkunud välja arutelu teemal, et mida me saaksime nagu koos teha. Ja põhjus on eelkõige selles, et kui me üksi seda teeme, siis ütleme niimoodi, et see tasakaalu situatsioon siin Eesti meediaturul on selline väga 50-50 ja tavaliselt kiputakse igasugust järeleandmist või tagasitõmbamist vaatama kui positsiooni kaotust. Ja ma arvan, et mõistlik oleks mingisuguseid rangemaid piiranguid või teistmoodi kontrolli või muud sellist ikkagi kasutusele võtta koos. Et ma võin ka siin lava peal Urmale teha ettepaneku, et saame järgmine nädal kokku ja arutame nagu neid võimalusi, mis meil on ja ma võin välja pakkuda ka kohe siin terve rea nagu meetmeid, mida Postimees kavatseb ka siin aasta lõpul järgmisel aastal kasutusele võtta, et mida me konkreetselt ise teeme, vaatamata sellele, kas Delfi või Ekspress Grupp meiega kaasa tuleb, on see, et me täiustame seda tehnilist poolt seal. Väga raskeks läheb nendel inimestel, kes on korduvalt nagu mingeid solvavaid kommentaare postitanud ja neid on juba kinni pandud või ära koristatud, et need praktiliselt ei peaks enam löögile pääsema, juhul kui me suudame neid IP-aadressi alusel tuvastada. No praegu on ka mingi süsteem olemas, seda on väga lõdva. Lisaks me mõtleme, et kas laiendada seda praegu arvamusportaalis kasutatavat isikustamist mõnedele muudele Postimehe veebiväljaande osadele, et tõenäoliselt oleks see mõistlik ja nii edasi, et tegelikult muidugi siin peaks rääkima võib-olla ka sellest, et ega Postimees ja Delfi ei moodusta kogu Eesti sellist nagu avalikku keskkonda, et on veel terve rida kõikvõimalikke muid kohalikke väljaandeid, aga ka rahvusvahelisi suuri meediakontserne, kes siin olemas on ja kes tegelikult üldse selles diskussioonis kuidagi kaasas ei ole, et me siin vähemasti teeme midagi, tunneme vastutust ja räägime ja suhtleme ka nendega, keda on kahetsusväärselt näiteks solvatud, aga proovige te näiteks Facebookile või Google'ile saata mingit kaebust selle kohta, et nende vahendusel on teie peale mingi laimav info kuskil üles pandud, et see vastus on sealt väga raske tulema, kui te üldse mingit vastust sealt saate, nagu, et see on omaette teema muidugi. Nii, ma vastan Amarile, et sina ütle koht ja päev ja järgmine nädal kohtume. Ma tooksin... Kas me võime diskussiooni ära lõpetada või? ma ütleks kaks asja, ma tooksin paar numbrit, ütleksin... Ma ei saanud kohta päeva öelda muidugi. Ei, pärast jah, nõus. Aga ma küsin, räägi ära, siis ma küsin. Kaks asja, et siin on paar numbrit, mis kui me räägime kommentaariumist, et mis numbritest me üldse räägime, siis näiteks Delfis, Delfi all on see Eesti Päevaleht, Maaleht, Ekspress ja muud väljaanded, et me näiteks saime eelmisel kuul 262 000 kommentaari. 262 000 ja on olnud ka kuid, kus on see number on 300 000 pluss ülespoole, et suvi pole teadupärast kõige aktiivsem aeg. Ja neist kommentaaridest me oleme ära kustutanud, maha võtnud 22 561 kommentaari. Ma võin Postimehe andmed siia kohe kõrvale panna, ainuke erinevus on see, et me peame seda arvestust nädalapõhiselt, aga te võite ise korrutada, et näiteks 36. nädalal oli kokku Postimehes 32 030 kommentaari, nendest suleti kokku 1259 ehk 4%.
see on 4% on tegelikult selline pigem madalapoolne ots, et siin on ka nädalaid, kus on suletud 6,6% ja 6,14% ja nii edasi, et kuskil sinna 6-5% kanti see suletavate kommentaaride hulk jääb, aga nagu te näete, kui olete seda korrutamist teinud, siis meil on tegelikult kommentaare vähem, kui Delfil neid on. Ja teine asi, mida ma ütleks, et mis on nüüd oktoobris, tõenäoliselt me suudame välja tulla lahendusega, mis on üks paljudest kommenteerimise, kommentaariumi parandamise momentist, on see, et me lööme veel selgemalt kommentaariumi 2. Et praegu on registreeritud kommentaatorid ja anonüümsed kommentaatorid, see feed jookseb segamini. Me tekitame võimaluse, et saab lugeda ainult registreeritud kommentaare ja registreeritud kommentaarid ei ole enam segamini anonüümsete kommentaaridega. See on üks viis, kuidas me püüame saada siis neid inimesi kommenteerime, kes ei taha olla, mis need sõnad olid, selle asjasse puutumatu loba või möla, või kes ei taha selle sees olla, need, kes tahavad pidada diskussiooni, kes tulevad kommentaariumisse mitte meelelahutuslikul eesmärkil, kes tulevad infot andma, dialoogi pidama, dialoogi hoidma. Et sellise süsteemiga me tahaksime tulla välja oktoobris. See ei ole, sellega ma nüüd kindlasti ei lahenda kõiki probleeme, mis on interneti kommentaariumis, aga kahtlemata on üks samm jälle, kuidas kommentaariumi teha puhtamaks ja selgemaks. Unustasin ühe asja veel ära, et kui juba nagu sellisteks tehniliste piirangute või saavutuste ettelugemiseks läheb, siis uues Postimehe Androidi äpis, mis eile välja tuli, ei ole üldse kommentaare. Kas oli teie palve või arendaja? No eks me ikka need tingimused nagu andsime ette. Nagu. Et te lihtsalt loobusite teadlikult kommentaaridest seal. Siis ka praegu ma saan aru ikkagi põhimõtteliselt, te mõlemad räägite sellest, et nii-öelda anonüümsed ja isikustatud asjad lahku lüüa, eks ole, ja saavutada sellega niisugune parem jaotus. Kuigi te rääksite veidi eri sõnadega, aga laias laastus samadest asjadest. Ma muidugi ei usu, et see lahkulöömine väga palju midagi lahendab, sellepärast, et tõsiasjaks ikkagi jääb see, et neid anonüümseid kommentaare on jätkuvalt võimalik kirjutada, kui ma Urmast õigesti aru saan. Ja on võimalik kirjutada sinna siis ka enne, kui moderaatori peale satub ükskõik mida. Et selles mõttes ta ei ole kindlasti nagu mingi universaalne ega nagu veekindel lahenduseks. Aga mida anonüümne kommentaar teie jaoks annab? Või mille poolest on ta parem kui registreeritud kommentaar? Kas tal on mingisugused positiivsed küljed? Peale tehnilise lihtsuse? Minu meelest tehniline lihtsus on kindlasti olemas, et esiteks ta muidugi, kuidas ma ütlen, et isiklikult ma võiks öelda, et ma arvan, et ta ei anna nagu eriti midagi. Et siin enne Linnar Viik või oli see keegi teine, vabandust, see oli Paula Salavaara vist ütles seda kõigest, et see kommentaarium tegelikult juhul, kui ta on selline nagu sisuline, siis ta võimaldab meedia väljaande suhtlust oma lugejatega, oma auditooriumiga, see on kahtlemata õige, eks ju, selleks ei pea see kommentaarium suuga anonüümne olema, et oleks parem, kui ta oleks isikustatud, või kuidagi nagu siiski selgelt nagu isikulisem, et ma ei julge küll midagi välja tuua, mida see anonüümsus nagu väga niimoodi sisulises või ma ei tea, kas ärilises mõttes pakub. Nagu. Et probleem pole ju tegelikult anonüümsus kui sellises ei ole ju probleem. Probleem on selles, et anonüümsuse taha on võimalik pugeda ja hulk inimesi ka poevad, kes kuritaritavad anonüümsust, see on probleem. Et ma tahaks, kui me räägime siin kommentaariumist ja anonüümsusest, me teeme vahet, et probleem, mida me oleme püstitanud ja mida nagu Anver ütles, mida ka Delfi ja Eesti Päevaleht tunnistavad, et see probleem on olemas, anonüümsed kommentaatorid, kes ei oska käituda. Osa on ka neist, kes ei taha käituda. Teadlikud provokaatorid ja kes teadlikud tulevad. Mille juurde ma tahaksin nagu tuua selline väikse, vabandust, ma segan, aga sobib moment, et tahaks tuua väikse paralleeli, et minu meelest siiski meediaväljaanded näitavad küllalt suurt nagu valmisolekut selle teemaga tegeleda. Me oleme siin teie ees, räägime omavahel, räägime, mis meil plaanis on. Aga siis ma kuulen, et kuskil on mingid suhtekordusettevõtted, kelle nime meil ei nimetata, kes pakuvad klientidele vastavad siis sellist vale teenust, selles mõttes nagu välja mõeldud isikute nimede alt mingis suunas siis nagu kommentaariteenuse pakkumist. Nende nimesid me millegipärast täna siin ei kuulnud, eks ju. Ühiskondlik vastutus puudub. Et sellest on väga kahju. Et
et tegelikult võiks ikkagi nagu rääkida kõikidest nendest, kes selles protsessis osalevad, et muidu langeb see varju kõikidele suhtekorraldusettevõtetele. Sama ma ütlen sõna kuritegelik, võib-olla see on nagu terminina vale, siis Delfi kirjutas eelmisel reedel uudise, kuna meil on võimalik vaadata, kust tulevad kommentaarid sisse, ja me avastasime, et viimase reedel ennelõunasel ajal viimase 2,5 tunni jooksul oli Tallinna linnavalitsuse IP aadressilt 300 kommentaari. Ja oli see lugu 300 kommentaari, et kuskil on, meile tundus ka, et kuskil on mingi piir ületatud ja see on nagu samasugune, nagu Anvar ütles, et PR-ettevõtted kasutavad ära, siis tegelikult on ju linnaametnikud Tallinnas samamoodi on pandud vale rakke ette. Siis ma küsiks nüüd siit, minnes seda sama teed pidi edasi, eks ole, kui seda kommentaariumi muuta, et missugune roll on tegelikult praegu nendel kommentaaridel selles ärimudelis, mis praegu valitseb? Kas see annab midagi? Kas te müüte kõike seda kommentaaridega koos? Kas midagi juhtub? Meil on enne oli juttu siin natukene omavahel, ma ei mäleta, kas oli ka enne sellest juttu eelmises poolel, eks ole, et kommentaarid võetakse maha ja tegelikult mitte midagi ei juhtu. Aga kuidas on need kaks asja jätud? Enne kui ma siin vaheajal seal eesruumis seisin, siis tuli minu juurde üks ajakirjanik, tegi minuga intervjuu ja küsis, et kas te ei karda, et kui te kommentaarid kinni panete, siis juhtub teiega nagu Eesti Päevalehega juhtus, ma mäletas, 10 aastat tagasi või millal see umbes oli, kui Eesti Päevaleht ju vist selle anonüümse kommenteerimise täielikult ära lõpetas ja see väide oli nagu see klišee või see tüüpnäide, mida kuulen, et Päevalehel see lugejate arv kohe kukkus nagu väga vingelt, et ausalt öeldes ma ei mäleta, kas ta kukkus ja kas ta üldse kukkus või kas sellest mingit vahet nagu tekkis, et ma nagu ei oska seda näidet hinnata, et seda väidet samas nagu kogu aeg tuuakse nagu. Et ausalt öeldes ma arvan, et kui näiteks Postimees lõpetaks nagu 1. jaanuarist 2014 kommentaaride avaldamise ära või lõpetaks anonüümsete kommentaaride avaldamise ära, et siis see äriline mõju oleks kindlasti väga väike. Et see mõju on olemas tõenäoliselt väga kaudselt, aga tuleneb sellest, et meediaväljaanded müüvad reklaami, seda reklaami müüakse üldjuhul nagu kontaktide arvu põhjal. Et nii Delfi kui Postimees on nagu kontaktipõhise müügi peal reklaamis, kui ma nüüd õigesti Delfi kohta tean, eks ju, ja ausalt ma arvan, et nagu seda oma kontaktipõhist potentsiaali kumbki meediaettevõte ei ole täies mahus niikuinii suutnud realiseerida. Et pigem on seal see arutelu, et Delfi lugejanumber on X, Postimehe lugejanumber on sellest X-ist veebis 10% väiksem või ma ei tea, 5% väiksem, eks ju, ja tihti internetiäris on niimoodi, et see, kes kas või 5% suurem on, see kipub sealt turu pealt nagu praktiliselt nagu poole rahast nagu kohe ära korjama. Et selles mõttes on väga nagu vastu meile teha otsust, et me kas või paar protsenti lugejate arvus langeme nagu tahapoole ja samamoodi ma kujutan ette, et Delfi või Ekspress Grupil on väga vastumeelne teha otsust, et me langeme paar protsenti või kogunisti 5% sinna kuskile Postimehega nagu võrreldavale tasemele. Et see on see, mis nagu, see on pigem psühholoogia või emotsioon, ma kardan. Ma ei oska öelda, et Anvari loogikal on kindlasti mingi tõetera sees, et see protsent on, aga sellega me võtame, et nagu me nägime neid numbreid enne, neid numbreid, mis oli uuringus, kui palju inimesi käib internetis, kui palju loeb interneti kommentaare ja milline hulk ise kirjutab kommentaare. Ja ma küsin, kas ja need numbrid on väiksed, need olid väga märkimisväärsed numbrid, vähemalt need, kes käivad interneti uudist lugemas ja kes loevad kommentaare. Miks me peame karistama 100 000 inimesi ja võtma ära need võimaluse osaleda avalikus diskussioonis, võimaluse ära rääkida kaasalüüa debattides. Sellepärast, et kuskil on, ma ei tea, 10, 100 idiooti. Meie ülesanne peab olema see võidelda kommentaariumi puhtusest ja ma ei arva, et selle võitlemise ainsaks mooduseks on kraani kinnikeramine, üldse ei ole. Taas mulle meeldis väga Raul Rebase mõte, mida ta ütles oma esimese lõpus, et kui Linnar küsis, mis edasi saab, siis et edasi ei tohi joosta, edasi peab väikeste ja väga arukate sammudega minema ja ma arvan, et see on kindlasti see, mida me kavatseme teha väikeste arukate sammudega minna. Seda muidugi rõõm kuulda, et te kavatsete ka midagi teha, et mis puudutab loogikat, siis iseenesest ega see, kui inimest palutakse edaspidi kommenteerida kas oma nime all või siis pseudonüümi all eeldusel, et tema tegelik nimi on väljaandele teada, et see ju tegelikult ei võta talt seda kommenteerimise võimalust ära. Pigem vastupidi, et ma ei tea, et kui
kui inimene tahab midagi öelda, ta võiks ikka alati öelda seda oma nime all, see on ka teiste nagu lugejate ja kommenteerijate suhtes nagu õiglane, et see ongi naljakas selline Eestis nagu tava, mis on nagu kuidagi juurdunud või kujunenud, et kui inimesed tegutsevad mõnedes muudes nagu kanalites, siis nad kasutavad pahatihti või võiks öelda, et toredalt tihti nagu oma nime, aga kui nad siirduvad kuskile suure Eesti meediaväljaande juurde oma arvamust väljendama kommentaaride osas, siis nad kirjutavad enda nimeks sinna, ma ei tea, Kuki-Muki või Mees metsast, eks ju. Ei jäta nagu väga sellist arukat muljet paraku. Jah, sa tahtsid midagi öelda? Ma tahtsin ühte mõtet öelda, mis meil tekkis diskussioon härraga siin esimeses reas Paides Arvamusfestivalil. Ja see on see, et Eestis on 30 000 omavalitsuse riigiametnikku, kes mitte kunagi ei tule oma nime kommentaariumisse midagi ütlema. Aga nende inimeste potentsiaal kommentaariumis rääkida asjast, edena diskussiooni, anda vihjed või rääkida, mismoodi asjad tegelikult on. Mina küll ei tahaks, et me ära lõikame mingi süsteemiga, just anonüümselt rääkivad ametnikud. See on lihtsalt üks väga selge nišš, mida me näeme, kes annavad kommentaariumile teatud väärtuse. Kas sa mitte ise just ei toonud siit ühe teise omavalitsuse kohta näidet, kus lühikese ajavahemiku jooksul tehti sadu kommentaare, mis kõik olid sisuliselt nagu võimalus vaadata väga paljude erinevate ametkondade käitumist ja ma nüüd ei tahaks Tallinna linnavalitsuse mentaliteeti tõmmata paralleelina kõikide Eesti omavalitsuse ja riigiametitega. Ma selles osas jääks tegelikult eriarvamusele, et minust Eesti ei ole mingisugune diktatuuririik selles mõttes, et kui inimene on omavalitsuse ametnik, et siis ta peaks nagu kartma mingit jubedat kättemaksu, kui ta nagu oma nime all oma mõtteid avaldab, et siit tegelikult need järeldused, mis edasi tõmmata saame, on ikka väga koledad, et iseenesest siis ei ole meil, pigem on meil midagi väga halvasti lahti meie riigiga, meie riigikorraldusega, kui et meil on midagi väga halvasti lahti meie meediaga, et meediaga on tegelikult kõik korras. Et ma tahtsin just seda sama ütelda, et mis sa ütlesid tegelikult ära siin, et sel juhul me peame hakkama rääkima riigiga midagi väga korrast ära, kui inimesed ei saa oma nime all öelda oma arvamusi. Siis muutub see minu arvates lihtsalt pealekaebamise riigiks, anonüümsed pealekaebused on jälle valimas käia või mida iganes teha. Ja, et kõik on kusagil kirjas ja see hakkab mulle juba meenutama mingisugust koputajate armeed kusagil nõukogude aja halbadel. Ma arvan, et see ole tegelikult selline valdav ja tegelik situatsioon. Nojah, loodetavasti. Aga tähendab, kui inimesed, ma saan aru, siin me jõuame natukene selle juurde, mida me täna ei jõua võib-olla lahata, aga see on see, et inimesed on anonüümsed erinevatel põhjustel. Nad on erinevatel põhjustel ja see vajab omaette veel analüüsi, et mis põhjusel nad seal tahavad siis nüüd anonüümsed olla. Aga siis, kui siit nüüd edasi minna, siis on ikkagi see, et niisugune järgmine vahele veel, et tegelikult see anonüümsuse kaotamine ei ole iseenesest tingimata vajalik. On võimalik ka näiteks selline lahendus, et kõik anonüümsed kommentaarid suunatakse automaatselt eelmodereerimisele. Ja kui need anonüümsed kommentaarid ei sisalda solvanguid, laimu, ei õhuta vaenu, siis on võimalik nad avaldada. Pärast seda, kui eelmoderaator on nad läbi vaadanud, ma kujutan ette, et see võtab aega mõne tunni, aga jällegi ma kardan, et siis anonüümsete kommentaaride arv kukub drastiliselt, kuna see kommentaatori selline põhiline emotsioon, mis ta nagu mõningatel juhtudel mitte alati saab, ongi see, et see kommentaar ilmub ju kohe, ta saab kohe näha, et ta on sõna sekka öelnud. Ma olen siin selles mõttes, oleksin just nimelt sellega väga nõus, sellepärast, et kõik teavad, mis moodi erineb kommentaar, mis tuleb näiteks 3 tunni pärast ja see, mis tuleb kohe. Me kõik teeme need kohe, mu arvates just nagu püütakse saada neid kohe klikke kätte sellepärast, et sealt tuleb esimese emotsiooni pealt see asi. Ja sealt tuleb terve rida neid solvanguid, sõima, nii nagu täpselt meile õpetatakse suvalisel hetkel, et loe enne 10, kui hakkad õiendama, eks ole. Või oota hommikuni, mis juhtub. Aga niipea kui meil... 10 000 inimesed, kes tahavad, kui Gert Kanter tuleb olümpiavõitjaks või võidab medali, kes tahab oma rõõmu jagada kohe, minuti 2 pärast, mitte olla järjekorras 3 tundi. Et öelda lihtsalt üks lause väga hästi, Gert. See on eriti naljakas, et kas oma nime all siis sellist asja ei võiks öelda nagu... ma mõtlen ka, et oma nime all võiks ju väga vabalt seda öelda. Kas asi on tõesti nii hull, et isegi seda oma nime all? Ei, miks me peame seda eelmodereerima? Küsimus on pigem see. Siis ei pea ka anonüümselt kommenteerima, et kui on võimalus oma nime all kirjutada, et mina Anvar Samast ütlen, ma olen väga rõõmus. Ma ütlen veel kord, et minust probleeme ei ole. Ma jätkasin just praegu Anvari mõtet sellest, et eelmodereerimisel lähevad
anonüümsed kommentaarid, sest muu tuli ju välja juba siit eelnevast, eks ole, et kui me räägime järelmodereerimist või eelmodereerimisest, eks ole, sest eelmodereerimine on tohutult palju kallim, lihtsalt öeldes tohutult palju kallim ja võib karta, et me võime kõike seda tahta ja ilusasti mõelda, aga ma ei usu, et Eesti meedias seda ma olen nõus Anvariga, et kui tuleb eelmodereerimine, siis see järjekorrad lühenevad. Aga teine asi on, kui eelmodereeritakse ainult teatud osa sellest, see on juba palju lihtsam asi. Kas te olete mõelnud selle peale? Jah. Ma arvan, et me oleme kõik mõelnud mõlemad sarnaseid asju, mida on võimalik kommentaariumiga teha, ma oletan, ja jõudnud sarnaste tulemusteni ja sarnaste rahanumbrite ja sarnaste rõõmude ja ohtudeni. Nii, okei. Aga nüüd, kui ma tulen, lähme siit nüüd, mul ei ole kella. Mis kell on? Kell on 3. Kell on 3. 5 minutit 3 läbi. Okei. 5 minutit 3 läbi, jah. Ma ei tea, ma unustasin kella kusagil, ilmselt laps oli pihta pannud ja sellega kooli läinud. Okei. Nii, see, kuhu ma tahtsin nüüd siit tulla, eks ole, oli üks, et me oleme rääkinud nüüd praegu sellistest asjadest nagu need halvad kommentaarid, mis on seal alguses, eks ole, et on olemas üks portsjon niisuguseid kommentaare või ka kommentaatoreid, keda mõnda võib-olla ei paranda haud ka mitte, aga teist vähemalt parandab, kui eriti sügavale matta. Ja siis üks asi on, mida nendega teha. Lisada sinna siis erinevaid võimalusi, kuidas neid sealt eemale tõrjud, eks ole. Aga nüüd tuleme teise probleemi juurde ja see teine probleem on minu arvates meil siin ka üleval olnud juba enne, kui oli eelmises osas juttu sellest, et need inimesed, mida need inimesed loevad või mida nad ootavad sealt ja nii edasi ja mida nad arvavad, kirjutavad ja mis siis tegelikult välja tuleb, üks väikse eksperthinnangu järgi. Siis reaalselt tuli seal välja ju see, et esiteks tohutu hulk loeb. See on väga selge, et kommentaar on muutunud juba meil väga selgelt uudise osaks. See omakorda tähendab tegelikult üsna keerulisi asju teooria jaoks, sellepärast, et kas see on või ei ole, kes vastutab ja nii edasi. Aga inimesed vajavad, sisuliselt suur osa neist inimestest vajab ikkagi, kui tihti nad neid loevad, on omaette küsimus. Ma ütlen lihtsalt ühe asja vahele. Siin oli üleval ainult üks üldistus ja see üldistus oli siis uuringufirma tehtud, et mis sõna see seal oli, regulaarselt loevad. See, mida nemad pidasid seal nimetavad regulaarseks, siis uuringufirma on tegelikult nädalas, nädalas on korra lugenud. Mina ei ole sellega nõus. Ei ole nõus selle hinnanguga, tähendab, et see on regulaarne. Miks ei ole nõus? Hästi lihtsal põhjusel. Regulaarsus ei ole mingisugune absoluutne suurus, regulaarsus on seotud sellega, kui palju materjali tuleb. Kui me räägime päevalehest, tavalisest päevalehest. Jah, seal ma ütlen, et regulaarsus keegi nädalas korra loeb, tavaliselt nii vaadatakse, 1-2 korda loeb, see on regulaarne. Aga kui ma räägin minutilehest, kus pidevalt tormab mulle sisse neid asju, siis ma leian, et see ei ole päris hea tõlgendus. Aga see on ainult küsimus sõnas, sellepärast, et ja see on küsimus uuringufirmale, et kuidas neid asju seal ümber teha. Aga see, mis mind huvitas selle asja juures, nende uuringute juures, oli veel üks asi. Üks asi oli see, et inimesed ise, need oli 60% minu arvates inimestest, kes ütlesid, et nemad võtavad sõna sellepärast, et nad arvavad, et neil on midagi öelda. Neil on asja kohta midagi öelda, eks ole. See oli umbes selline protsent. Kui nüüd aga inimesed kvalitatiivuuringust siis analüüsisid, eks ole seda, siis tulemuseks oli selles, et üle 40% on seda asjasse puutuvatut möla ja tegelikult üle 20% oli ainult nii-öelda asjasse puutuvat juttu. Seda, mida inimesed ise arvavad. Okei, tulemus on hästi tavaline ja tüüpiline, me kõik arvame, et me oleme palju targemad, paremad ja asjasse puutuvamad, kui me tegelikult oleme. Aga see, mida ma siin näen, on just nimelt küsimus, kuidas seda lõhet vähendada. Milliseid asjadega suurendada seda, et need inimesed tõepoolest võtaksid sõna rohkem asjast. Millised võtted oleksid teie käsutuses? Mida te saaksite teha, mida te tahaksite teha, mida teil on võimalik teha? Ma ütlen võib-olla ühe asja, mis ma mõtlesin lihtsalt ette iseenesest, et kui küsimus on selles, et inimesi huvitab seal teema ja mitte eriti autor selles osas, siis on üks küsimus teemade valimises, aga teine asi näiteks on selles, et ma tõstan esile mingisuguseid tõepoolest asjalikke kommentaare, toon nad eraldi ette välja, mitte siis järjest, vaid mingisuguseid... Seda peab keegi tegema. Jah, keegi peab tegema, aga ma ütlen, ma lihtsalt viskan ühe palli õhku, aga mis on teie pakkumised? See minu poolt enne mainitud lahendus, kus me lööme 2 registreeritud kommentaarid anonüümsed, siis see lahenduse puhul ongi see, kui ma teen kommentaariumi lahti loo juures, ma näen esimese registreeritud kommentaare.
see on üks asi. Teine asi on see, et ma arvan, et oluline roll on heade kommentaaride võimendamisel. Et see kommentaar ei jääks ainult kommentaariumisse, kus tõesti, nagu oli ka jutt, on võib-olla raske üles leida seda seal suurest tohuva kohust. Delfis on omad rubriik Rahvahääl ja Delfi arvamusrubriigis me kasutame kommentaare uuesti. Kasutame kommentaare, rõhutame neid, näitame kommentaariumi seda külge, miks kommentaariumid see loodud on, kus on arukad diskussioonid, huvitavad leiud, head paralleelid, ajalooline mälu. Seda oleks meil nagu taas jõudu veel süsteemsemalt ja veel rohkem teha. Ma usun, et see on kindlasti üks moodus, mis võiks tekitada vähemalt tuua juurde häid kommentaare. Ma olen 100% kindel, kas ta vähendab nende halbade kommentaaride osa kommentaariumis. Anvar? No anonüümsuse vähendamine kindlasti suurendab seda asjalikku osa. See on täitsa selge nagu sellepärast, et kui inimene kas või pseudonüümi all kirjutades teab, et tema isik on siiski nagu väljaandele nagu tuvastatav, et siis ta tõenäoliselt keskendub pisut rohkem, et vähem võtab sõna autori suhtes või mõne tekstis esineva isiku mitteoluliste omaduste suhtes, vaid ta räägib asjast, et kui inimene on anonüümne või ta läheb selline mulje, et on anonüümne, et siis ta muutubki vähem asjalikuks. Muidu iseenesest see anonüümsus on ka tänapäeval selline väga suhteline mõiste, et me muutsime ka ju mingi aeg tagasi, ma arvan, mingi 1,5 aastat tagasi muutsime oma kommenteerimisreegleid ja tegelikult sellest ajast peale oleme välja andnud neid IP-aadresse, kus mingeid solvavaid kommentaare on kirjutatud, juhul kui selleks on siis asjasse puutuv isiku või politsei või prokuratuuri mingisugune soov. Nii et ega see anonüümne kommentaar ei tähenda seda, et ongi anonüümne, et see võib küll juhtuda, et see on tuvastamatu mingitel tehnilistel põhjustel, dünaamilised IP-aadressid ja nii edasi, eks. Aga kui see on ikkagi kirjutatud nii-öelda Maardu paneelmaja 3. korruselt korterist number 16, kus on ainult üks internetiühendus ja üks arvuti, siis ei ole nagu lõpuks ikka midagi teha. Tahtsid sa midagi lisada? Ei, ma olen nõus, et me oleme samamoodi andnud IP-aadresse organisatsioonidele, kellel on põhjust seda küsida olnud. Ühesõnaga, see oleks tegelikult siis praegusel hetkel mingil kombel juba töötav meede, mis parandab asja. Ta ei ole eriti mingi meede ja ta eriti ka ei tööta, selles mõttes ma nagu... Enamus inimesi ei teadvusta endale seda nagu lihtsalt nagu... Inimesed, nad arvavad, ma olen nõus, et ma kirjutan kommentaari, siis ma olen kuskil nagu teki taga peidus keegi näe. Nendest inimestest, kes kommentaari kirjutavad, ma arvan, et suurem osa pole neid tingimusi mitte kunagi lugenud. Seda ma usun. Aga siit sa jõudsid juba selleni, mis ma tahtsin teilt järgmisena küsida. Et kusagil on ju tingimused, kõigil on mingisugused tingimused, ükskõik mida ma ostan, pesumasina või kommenteerimisõiguse. Igal juhul pole mingid tingimusi ja mitte keegi peab kunagi neid pisikses kirjas jutte seal läbi ei loe, tulemuseks on mitte ainult skandaale, vaid palju hullemaid asju siin ilmas. Et mida te panete ette, et nad loeksid neid, et nad mõtleksid nende üle? Kuidas me saavutame selle, et inimesed käituvad mõtlevate inimestele? Ei, mitte seda, et näiteks seda kas või seda lepingut alla kirjutades, et ta ei kliki. See ongi registreerimine kokkuvõttes, et tegelikult see ju tähendabki seda, et inimene registreerib ennast, kui ta kuskil alla kirjutab. Ei saa ju... Aga ma mõtlen seda, et kuidas saavutada seda, et see inimene tõepoolest loeks neid tingimusi. No ma arvan, et ikkagi tuleks suunata neid lugejaid selles suunas, et nad ise omal initsiatiivil või mingisuguse motivatsiooni tõttu nagu kasutaksid mingit kas oma nime või kuidagi muid võimalusi oma isiku nagu paremaks nagu esitamiseks. Et ega seal ei olegi muud. Me oleme arutanud seda, et kuidas on võimalik saavutada seda, et suurem osa Postimehe lugejatest veebis ennast nagu nii-öelda sisse logiks. Mis me peaksime pakkuma selle eest, et inimesel tekiks selline soov? Ma olen kindel, te olete ka arutanud midagi taolist. Meil isegi on olemas Eesti Päevalehele ja Ekspressile võimalus sisse logimiseks. Aga kui palju nüüd seda kasutab seda? Maailmas on kindlasti lihtsamaid väljakutseid, kui inimesi kõiki panna sisse logima. Ma tuleksin tagasi Tiitsu selle lause juurde, mis sa ütlesid, et kas kõik kasutajad peaksid lugema läbi kommenteerimise reeglid ja nii edasi, et ma arvan, need inimesed, kes tekitavad näiteks Eesti ja Vene Delfis, ma rõhutaks Vene Delfis meile probleeme, nad võivad lugeda, aga see ei lähe korda neile. Ehk on olemas
kildkond, selle suurust ja selle nagu riiklikku lokatsiooni, ma ei oska öelda, on see meie riigis või kuskil teises riigis, aga kes nagu sülitavad. No, selle ma saan aru, et mingi osa on kindlasti see on selliseid, kes lihtsalt sülitavad iga asja peale ja keda sai, mitte mingisuguste muude asjadega peale selle, et seda välja lülitad sealt lõpuks. Igatepidi ei ole võimalik. Nagu Anvar nimetas liikuvate IP-dega, mida on ka võimatu tuvastada, kus ta selle kommentaari kirjutanud on. Aga nüüd veel selliseid asju, kuidas muuta seda diskussiooni seal ikkagi niisuguseks veel asjalikumaks või tõsisemaks või üks probleem oli siis selles, et üks lahendus oli selles, mis te siin rääkisite, eks ole, aga siis, kui me vaatame veel seda uuringut sealt sees, siis seal oli üks selline tulemus, et umbes see, midagi üle 40% oli see möla, eks ole. Artiklis kirjutavas see mitte puutuv möla. Jah, et mitte puutuv möla, nii. Aga nüüd teine pool, teisest uuringust natukene oli see, et umbes 3% inimesi otsibki seda möla. See tegelikult oli natuke teistmoodi seal sõnastatud, aga kui te mäletate, see oli see, et inimesed otsivadki, et vaadata, kui lollakat juttu võib ajada, eks ole, või kui rumalad võivad inimesed olla ja nii edasi. See on, loomulikult see on mingis mõttes ju inimese enese hinnangu küsimus, eks ole, teleuudiseid tehakse teinekord niimoodi, et algus pannakse kirja see uudis, kus välismaal on kõik halvasti ja kohe järel tuleb see uudis, kus meil on midagi hästi ja kõik inimesed saavad rõõmu tunda, et vau, me elame parimas võimalikus maailmas selle sees. Et see võib neile psühholoogiliselt nagu oluline olla, eks ole. Aga minu arvates on see protsent ikkagi natukene liiga suur. Selles mõttes, et ühest küljest on tekkinud see olukord, et kuidas nüüd vähendada natukene seda möla, see on see, et me tõstame selle korraliku diskuteerimise ja asjasse puutuvate kommentaaride suhtarvu, eks ole. Aga ma näen üpris isegi natukene ohtu selles, et inimesed huvitabki see, et nad kulutavad suure osa oma ajast selle peale, et lugeda, kui lollakad on teised. Teie kommentaar. Ma võiksin nimetada hulga telesaates, mille puhul ma ka küsin, et miks inimesed vaatavad seda, aga nad vaatavad seda. Nii see on, et see on nagu hästi suur maitse küsimus, mismoodi me hindame, mis asi on asjad. Mõni vastus kahtlen ka, et nagu see kolmandik inimesi tegelikult ka tahab kõike seda lugeda. Aga ma ütlen jätkult, minu jaoks on ikka põhiprobleem, millele me peaksime keskenduma see kui ma löön enda jaoks kommentaariumi 3 ossa, arukad kommentaarid, mille protsendi suurust me öelda ei oska, siis on see soo, mida me nimetame mölakaks ja siis on see halb osa. Me peaksime kommentaariumi puhastamise ja arendamisega tegeledes alustama sellest halvast osast, kuidas seda välja lükata. Ja see möla, see keskmine soo, kes tuleb, ütleb, et ma olin esimesena kommentaariumis või tubli Edgar või tubli Andrus, ei saa aru, miks nad kirjutada, aga on. Aga me peame, kui me tahame kommentaariumi paremaks teha, me peame alustama sellest äärmusest, kus on halvad kommentaarid. Anver? Eks ta kõlab loogiliselt, aga siis me oleme jälle seal samas tagasi või kui me peame tuvastama või hindama, et milline on halb kommentaar. Eks ju, see on see sama asi, mis on tegelikult ütleme suhteliselt kulukas. Nii, teeme nüüd väikese... Üks hetk, oodake inimesed. Teeme nüüd väikese pöörde selles asjas ja lähme üle siis saalivooru juurde, eks ole. Trikoovoor on lõppenud, esimene ja teine. Ma ei saa vist püsti tõusta, mul on kabla küljes, aga siis te olete järgmine. Otto Veldre, mul said siin mõned need vigade õiendused kirja. Kõigepealt, mulle õudselt pakub huvi, et kuidas tõlgid sõna möla tõlgivad inglise keelde. Siis minul on olnud selline teooria, et iga ripakel ressurss saab varem või hiljem ära kasutatud. Kui Korobeinik tegi reidi, siis seal oli võimalik seda kuritarvitada millekski muuks ja see oli suur jama, ma olen sellest kirjutanud. Ja vist jäi nende kommentaariumi keskkondade puhul arvestamata see, et see on infosõja võimalus, et iga kutt võib tulla ja oma mulli jääda, infosõda teha. Ma natukene ei saa aru härra Samosti osalisest tuvastamisest ja osalisest identifitseerimisest. See on nagu osaline rasedus. Mina infoturblasena ei saa üldse sellest aru. Minu jaoks on selge autentimine riikliku ID-kaardiga ja mulle väga meeldiks, kui pärast seda tuleks multi-identiteet, ehk siis ma tohiks vaheldumisi jänesse ja rebasena esineda. Miks?
Ma olen näinud, kui isegi euroraha eest ostetakse arvamust, ehk siis kui riik korraldab mingisuguse konkursi, hanke ja seal on suisa sees, et kes võidab, siis see hakkab nagu arvamust pöörama, et isegi euroraha pannakse sinna sisse, et otsige need juhtumid on olemas. Ja mina küsiks nüüd pärast seda lihtsalt retooriliselt, et kui eraraha eest, korporatsioonide raha eest pestakse mul aju ja euroraha eest pestakse mul aju ja mida siis see vaene eraisik, näiteks Anto Veldre peaks tegema, kui ta tunneb, et teda mingis teemas aju pestakse, et millised siis minu vahendid on, kas ma hakkan kuritarvitama teie keskkonda, et sellele ajupesule vastu seista või kuidas ma sellega hakkama saan, mingi meem, mis mulle üldse ei meeldi. Mulle väga meeldis üks lause ajakirjanduses, Erki Nool sai endale veebilehe. Aitäh! No nii, Anvar, sa tahtsid... Osaline tuua, see võib olla väga raskesti mõistetav, aga kui, ma ei tea, härra Veldre kindlasti on kursis, et kuidas endale teha näiteks Google meili kontot, et keegi ei küsi ID-kaarti ega passi, ma panen enda nimeks näiteks Anto Veldre, kui see juhuslikult ei ole juba võetud, aga see ongi seesama osaline tuvastamine, kui me siis nagu Postimehes küsime, et inimene identifitseeriks ennast näiteks mis iganes Google meili kontoga, eks ju, siis meil ei ole tegelikult lõplikku kindlust, et see inimene tegelikult on Anto Veldre. Aga naljakal kombel juba niimoodi identifitseeritud inimene, see on jälle puhas psühholoogia, ta tegelikult käitub oluliselt viisakamalt. Ma ütlen siia vahele lihtsalt, me tegime ükskord ühte uuringut, kus me uurisime siis inimeste kommentaare selle tantsutähtedega, saate kohta ja võtsime erinevad meediad. Lihtsalt. Need ei ole alati samad inimesed, aga erinevad meediad lihtsalt. Osas on nad tuvastatud, osas on täiesti anonüümsed, need on täiesti erinevad maailmad. Need on täiesti erinevad maailmad. See, mida inimesed ütlevad ja kuidas nad ütlevad, mis asjast nad üleüldse seal räägivad. Ja just selles anonüümses meedias jõuti seal väga kiiresti välja erinevate vihakõnedeni, nii inimeste solvamiseni, nende välimuse pärast, naha värvi pärast, Dave Benton oli sel ajal seal üleval ja muude selliste asjade puhul. Teistes kohtades praktiliselt üle selle piiri mitte kunagi ei mindud. Mõlemal pool olid mingisugused piirangud peal. Jah, palun, kell? Anna siis Eesti Väitlusseltsist. Ma kuulsin siit väga harva, aga ikkagi suhteliselt selgelt välja öeldud seda, et see 50%, mida siis anonüümsete kommentaaride ja ka nende mõttetute, aga väga rohkete anonüümsete kommentaaride avaldamine ühele meediaväljaandele annab. Ja arvestades, et ma usun, et me kõik võime nõustuda, et maailm oleks natuke kurvem, halvem või vähemalt vähem selliseid mitmekülgseid artikleid kui 11, näiteks kas läheks pankrotti või teie majanduslikku olukord halveneks väga palju. Sellest tulenevalt me näeme, et seda anonüümsete kommentaaride jätkuvat avaldamist ja selle pooldamist ükskõik mis argumentidega suunab siis reklaamiturg, mis nagu me kuulsime ka, on praegu klikkide põhine. Ja minu küsimus arvestades, et Urmo esindab siin mitte ainult Delfit, aga esindab ka näiteks Eesti Päevalehte ja Anvar, kes võib-olla natuke rohkem huvitatud ka sellest, et püüda mitte nii väga seda klikki, aga seda ettevõtet, kes tahab, et tema uudiseid seostatakse juba millegi kvaliteetsem, aga mitte lihtsalt sellega, et on jälle üks homopropaganda Sotsiaalministeeriumi poolt uudis, millel on siis nagu väga palju kommentaare. Et kas teie arvates reklaamiturg on liikumas sinna poole? Kas teie arvates teie võiksite olla üks nendest ettevõtetest, kes liigub ka sellise reklaamituru poole või siis, kui see on väga niši teema, siis kes teie arvates Eestis seda niši võiks täita või juba täidab? Mis see küsimus oli? Ma ei saanud aru, jah. Jah, aga kui tohib paluda, siis selgemalt ja ükshaaval, et me ei saanud aru täpselt. Ehk siis väga lihtsalt, et see klikimeedia, mille tõttu on väga raske teil nende anonüümsete kommentaaride avaldamist piirata, arvestades, et Anvar ütles välja selle, et see 5-10% ehk siis kes parasjagu turgu juhib, on tegelikult teie jaoks väga oluline, sest see saab ka selle enamiku reklaamitulust. Et siis, kas te arvate, et need reklaamiinimesed, kes teilt seda kõik ostavad, ka lähevad sellelt klikinduselt üle natuke sellele, et nad tahavad, et nende reklaam oleks hea artikli ja heade kommentaaride juures? No see, kuidas reklaamiotsuseid, ostuotsuseid tehakse, et sellest võiks siin tund aega rääkida. Ja see pole ainult klikk, seal on imago tegelikult ikkagi, ja see klikk ausalt, et see jääks kõlama. Mina ei ole rääkinud sellest, et klikipõhiselt reklaami ostetakse Eestis. Et siin vist keegi eelkõnelejatest mainis, et tegelikult valdavalt ostetakse reklaami nagu kontaktide arvu järgi. Põhiselt ostetakse tervisereklaam, aga taas vastus teile on see, et ega probleem ei ole anonüümne kommentaar. Probleem on õel, rumal, teadlikult, pahatahtlikult kirjutatud kommentaar. Et anonüümne kommentaar
võib olla väga hea, nagu ütles ka Linnar ütles siin eelmises debati osas, et probleem ei ole ju neis, me räägime täna vihakõnest ja me räägime neist kommentaaridest, mis on täis viha ja õelust. No ma nii palju ütleks ja lisaks, et kui näiteks Delfi ja Postimees suudaksid omavahel kokku leppida, et me senisest nagu olulisemal määral, kas siis üksteisest sõltumatult või selle sama kokkuleppe alusel piiraksime võimalust seda vihakõnet või mingit muud jama harrastada, et siis see oleks nagu kõige eelistatum variant, et siis ei oleks ühelgi teisel nagu mingit kahtlust, et ma nüüd kuidagi annan ise mingeid oma eeliseid ära, et see on kahtlemata õige. Jah, järgmine. Tiina Kallep, mind väga huvitab selline amet nagu moderaator ja mind väga huvitaks, millised on need konkreetsed tööülesanded, milline on see ülesanne, mis nendele inimestele on antud, sest me siin kuulsime seda, et kuigi see asjasse puutumatu möla moodustab 43%, eemaldatakse siiski ainult 4%, et milline on see tööülesanne ja teine küsimus on mul veel teile mõlemale hästi konkreetne lühike. Kui palju pöördub teie poole isiklikult konkreetselt neid asjasse puutuvaid inimesi, kes paluvad enda kohta käivaid kommentaare eemaldada? Tiina, Narva maantee 13, ootame sind ja tutvustame moderaatori tööd. Sulle sobival ajal. See on nagu, tegelikult on päris pikk jutt, see ei ole nagu seda ei ütle 2 sõnaga, aga meil on, mis ma räägin printsiibi, meil on 5 moderaatorit. Neist 3 töötavad eestikeelses keskkonnas, 2 venekeelses keskkonnas. Meil on olemas moderaatoritele omad eeskirjad, mida nad peavad kindlasti jälgima, mis on nendest kõige olulisem. Nad jälgivad esmavoos neid teateid on teate sobimatus kommentaarist. Nad suhtlevad toimetajatega, sest toimetajad teavad, kus on need plahvatusohtlikud teemad. Samamoodi nad vaatavad jooksvalt sisse tulevad kommentaare järjest. Sellest saaks veel pikalt edasi rääkida, aga see on nagu need printsiibid. Tiina teine küsimus oli see, et kas isiklikult pöördutakse siis meie poole palvetega. Jah, muidugi pöördutakse. No selline pseudoteadus kõik, et kui palju, aga ütleme, iga nädal on 2-3 inimest, kes see pöördumine lai mõiste. Ma arvan, Tiina, kas sa pidasid silmas seda, kes pöörduvad selle pärast, et ole ja võta kommentaar maha? Ma nagu laiendaks seda sõna pöördumine, et kes arutavad, et kas ma annan intervjuu, kui on kommentaarium avatud või suletud, kes sel teemal tahavad arutada. 2-3 inimest keskmist nädalas. Anvar? Ma ei tea, see moderaatori töökirjeldus oli enam-vähem sama, mis ta meil on. Eks ta umbes nii ole, et mis puudutab seda, kui palju inimesi pöördub, siis ma arvan, et neid, mis minuni jõuab, on mingi suurusjärgus kord nädalas. Et kindlasti on neid rohkem. No ühesõnaga, siis kokkuvõttes tuleb ikkagi mingisugune võib-olla 2-3 korda nädalas. No, tõenäoliselt veel enam tegelikult. Nüüd, on seda vähe või palju? No, või kuidas te hindate? Minu meelest on seda selgelt liiga palju muidugi. Sest see tuleb ju tegelikult üks jagu kokku, kui eeldada, et suurem osa inimesi ei pöördu kusagile. Kuigi nad tahaksid pöörduda. Kas seda pöördumise võimalus peaks, ma saan praegu aru niimoodi, et nad peaksid lihtsalt pöörduma teie poole, aga kas selleks oleks vaja mingisugust eraldi kanalit? Tegelikult nad saavad pöörduda toimetuse poole, moderaatorite poole, erinevate toimetajate poole, oma advokaatide poole. Neid moodused, kelle poole pöörduda on ju tegelikult palju. Su küsimus on sarnane, et kas see registreerimis, see peaks olema nähtavam. Mu küsimus on just sellest, et mind on elu õpetanud, et asjad, mis on nähtavamad, neid kasutatakse vaatamata sellele kõigele palju rohkem. Seal on meil juures ka need kohad, kuhu saab pöörduda mure korral. Vastan siin sellele küsimusele niimoodi, et Postimehe kommentaaride juures, ilmselt nagu ka Delfi omad juures, ma peast ei mäleta, on see nupp, kuhu saab vajutada teate ebasobivast kommentaarist. Ja ausalt ega seda väga palju ei kasutata. Ma täpse numbri jätan välja ütlemata, aga see number ei ole väga suur. Meie saime augustikuus, vajutati seda nuppu 19 868 korda. Jah, see ei ole väga suur. Topi, palun. Aitäh, ma tahaksin lisada siia ühe anonüümse kommentaari, et ma jätan oma isiku varju
ja ühesõnaga see tuleb täiesti kõhuhäälega ja mujalt. Et ma lihtsalt ütlen, et mina ja võib-olla mõni teinegi inimene on varemgi seda laadi diskussioonides osalenud, kus räägitakse sõnavabadusest ja kommenteerimisest ja kommenteerimisvabadusest ja selle keelamisest või modereerimisest. Ja nagu täna on välja tulnud ju mitmel juhul, et probleem ei ole mitte selles, et mõned on head kommentaarid või mõned on siis positiivsed kommentaarid, palju õnne Andrus Veerpalu, vaid probleem on selles, et on selles mõttes põhiseaduse vastased, et nad õhutavad kas vihkamist või vägivalda või muul viisil vihakõnelised. Ja ma ei ole isegi kuskilt üheski diskussioonist, ka mitte tänasest saanud karvavõrdki tuge sellele, et anonüümsed kommentaarid on head. Kui anonüümsus kui printsiip, ma mäletan aega, kus anonüümkirju üldse ei võetud lugemiselegi. Et see on nagu printsiip, mida ei tehta. Et kui inimene tahab oma seisukohti avaldada, siis ta ei tee käitu nagu mitte mina siin praegu, et anonüümselt seda ütlen. Aga ütleb oma nime ja oma hääle ja oma kirjutisega võib alla kirjutada ja ma olen täitsa kindel, et siis kasvab nende kommentaaride sisuline kvaliteet, kasvab ka vastutus nende eest. Kui keegi siis tahab kõnelda vihakõnet, kedagi kutsuda üles vihkamisele või vägivallale, siis ta kirjutab oma nime sinna alla. Ja siis on juba, miks mitte? See on ju mõnusam ühiskond selline, kui me käitume niimoodi, nagu, mis ei ole kellelegi nagu liiga. Anna topi. Ma ütlen ka ainult nimepidi, keegi ei tea siin. Anna sinna. Sellele daamile, kes sirutas käe. Tere, mina on Siim Tuisk. Ma vaatasin, et naiste rahvas, sorry. Elu muutub. Anonüümsus, noh. Anonüümsus. Mina isiklikult olen lugenud päris palju häid anonüümseid kommentaare. Kahjuks enamus neist on olnud ingliskeelsed ja mitte Eesti meediaruumis. Küll aga on olemas neid süsteeme, mis tõepoolest toovad esile inimestest selle hea külje. Ja siinkohal väga selgelt eelmisele anonüümsele vastaks, et ma näen selles väga suurt potentsiaali ja hindaks ka Anto Veldre panust selles osas, et tõepoolest seal on, kui seda hästi teha, siis anonüümsus võib palju rohkem juurde anda kui igasugune registreerimine või nagu selline ID-kaardi või mõne muu ise välja mõeldud logisüsteemi ülesosa. Aga see tänane minu jaoks on kogu selle asja kõige suurem point on see, et kuidas tõstada sisu kvaliteedi, et nendel anonüümsetel kommentaaridel, et neid tegelikult, neil on nagu väärtus, selline jääv väärtus, mida teised tegelikult tahavad lugeda ja kuidas seda iva ja neid nagu häid kommentaare kogu sellest ülendasest välja tõsta. Sest minu jaoks võivad tegelikult täiesti vabalt isegi olla kõik need halvad kommentaarid ja kogu see soo olemas, kui nad on kõige lõpus, kui nad on selle 1000 kommentaari kõige lõpus. Minugi poolest, las olgu seal. Nii, kas te tahate kommenteerida? Siin oli 2 seisukohta, et mina pigem nõustuksin selle esimese seisukohaga. Ma ei tea, kas ma juba nime nimetamata, aga tundus mulle suhteliselt mõistlik. Urmo? Ma kommenteeriks teist kõnelejat. Ma olen nõus, et see on meediaväljaannete enda probleem suuresti, et nad ei suuda tuua parimaid kommentaare esile. Ma arvan, et kui me suudaksime tuua parimaid kommentaare veel paremini esile, süsteemsemalt, see aitaks kaasa ka arukate kommentaaride juurde tulemisele. Ja nagu ma nüüd just 3. kord juba olen sunnitud siin poole sõnaga ütlema, et kui meil on plaan, et kui kommentaarium avatakse, siis esmalt inimesed näevad registreeritud kommentaare, kus on meil a priori teatud ootus, et need on viisakamad, arukamad ja esindavad kommentaariumi seda osa, miks me kommentaariumi kunagi lõime üldse. Mall Hellam, et siiski jääb selline mulje, et selle kommentaariumiga on rohkem häda kui rõõmu.
te olete kuidagi tõesti ju vaevatud ja nii palju ja kas tõesti ei oleks teil kui kvaliteetmeedia parimatel esindajatel huvitavam tegeleda just selle sisu tootmisega rohkem ja kogu selle modereerimise ja sellega üldse mitte tegeleda, sest nii nagu ka paljud Põhjamaade väljaanded on ju läinud ju täiesti kommentaarivaba teed ja see on ka üks võimalus, sest see ei muuda meid vaesemaks ja kui keegi kommenteerib huvitavalt hästi oma nime alt, loomulikult see võimalus ju võiks olla, aga põhiline on ju ajakirjanduslik sisu, mida me tahame kõik nautida, lugeda ja mitte näha seda kõike, mis sellega nüüd viimased aastad kaasas käib. Ma tahtsin veel ühe märkuse teha seoses ametnike kommenteerimisega, et nad toovad tohutult väärtuslikku informatsiooni oma valdkonnast. Või ametnikud või ükskõik kes, et mingisugust täiendavat statistikat või fakte, aga te ei saa ju seda fakti kontrollida, see on ju kontrollimatu fakt ajakirjanduse vaatenurgast, see on 0. Te arvate, et see on hea mingi uus täiendav uudis või teie põhilood lugu laiendav, aga see võib olla täielik vale, väljamõeldis. Me pidasime samasuguse dialoogi Paides, ja seal oli see, et kui kirjutab ametnik A kommentaariumisse, et ametniku C vastu on algatatud kriminaalasi, siis me helistame ja küsime, kas ametnikud C vastu on kriminaalasi algatatud või mitte. Mitte me ei avalda seda pimes ja jääme ootama, mis juhtuma hakkab. No asju võib öelda ka tunduvalt varjatumalt ja läbi lillede, mitte nii, et kriminaalasi, vaid midagi muud, mis on nagu tõe ja vale piiri peal tundub, aga te peaksite ju kõike fakte tegelikult kontrollima, kui need kommentaarid on teie uudise kontekst, või osa, sest te nagu võtate ju vastutuse selle eest. Et seda, teil on nii palju probleeme sellega, et võib-olla parem oleks tõesti vähem tekitada muret endale ja rohkem rõõmu teistele ja endale ka muidugi. Nii, viimane küsimus, siis me hakkame otsi kokku tõmbama või vaatame palju, mis kell on? Kell on 15:38. 38, jah. Siis 32. Nauditavat vestlust vihakõne reguleerimise kohta siis meediaväljaannete tasemel ja ma tuleksin nüüd ja toetaksin nii Malle kui ka siis anonüümset Toomas Kihot ja oleksin ise ka valmis olema anonüümselt esitama siis sellise küsimuse, et kas lisaks nii-öelda eneseregulatsioonile panelistid näevad ette vihakõne reguleerimiseks ka riiklikku sekkumist ehk riikliku seadusandluse loomist, sest teatavasti riik reguleerib füüsilist terrorismi ja küsimus on nüüd vaimse ja psühholoogilise terrori vastu võitlemisega. Kas selleks oleks vaja riiklikku reguleerimist? Aitäh! Eelnõu on ettevalmistamisel, nii palju mina tean. Eelnõu on ettevalmistamine, mida saab vaadata Justiitsministeeriumi kodulehel, saab jälgida neid diskussioone, mis on peetud. Ma loodan, et sinna kaasatakse ka erialaorganisatsioone veel aktiivsemalt. Vist on kaasatud isegi. Aga see on olnud võrdlemini passiivne. Et ma ei usu, et riik peaks sinna sekkuma. No nii, nüüd väga viimane küsimus. Aitäh, Silvermaker. Et tegelikult on igal ühel võimalik ise ju kommentaariumist loobuda, et võib seda mitte lugeda või siis lugeda paberlehte. Aga ja mul on ka tunne, et see probleem hakkab vaikselt lahenema, sest vähemalt ma olen vaadanud enamus neid kommenteerimist käib juba praegu Facebook-keskkonnas, kus kohapeal on su sõbrad ja kus saad inimesi blokkida ja seal jagatakse artiklid ja seal kommenteeritakse. Aga ma toon selle sama diskussiooni hoopis ühe teise aspekti ja see puudutab tegelikult tsensuuri, et räägite kui modereerimisest. Aga mina tahaksin teada neid reegleid, milliseid kommentaare seal maha võetakse, millised on need reeglid, kuidas otsustatakse. Ja seega ma küsin, et kas ei oleks õige, kui näiteks Delfi ja Postimees lepiksid kokku ja avaldaksid need modereerimise põhimõtted ja ütleksid selgelt välja, et ütleme niinimetatud hea modereerimise tava, kus kohapeal oleks kirjas, et kõik teaksid, et näiteks võetaks maha näiteks mingid kellegi poliitilisi kommentaare ja nii edasi. Et see oleks nagu avalik. No, tingimused on avalikud, et ma ei oska muud öelda, et neid peaks lugema sealt, et seal võib kindlasti muidugi küsida minna detailidesse, et kui on näiteks
lause või väljend, et eemaldatakse kommentaarid, mis võivad mõjuda kellelegi solvavalt, et noh, kas me hakkame nüüd siis nagu loetlema niimoodi lõigete kaupa, et solvav on see, kui ja siis tuleb, noh, see on ilmselt nagu mõttetu, eks. Ma nõusun, meil on samamoodi, meil on ju üldparameetritega ära. Aga ma küsiks siis nagu ma küsiksin siis siia otsa nagu et teil on need eraldi, eks ole, praegu. Kas on võimalik neid ühtlustada? Sa mõtled modereerimisreeglid, et nad on mõlemal pool, no ütleme, kui ma mõtlen seda, et kui kaks suurt lähevad ees ja ühtlustavad neid, siis... Ma ei näe probleemi selles. Ma ei näe, selles mõttes oleks mõistlik. Jah, Raul. Täpsustuseks üks asi, ei ole olemas toimetuse sisest tsensuuri, tarvitame nendes küsimustes termineid õigesti. Seda ma tahtsin ka ise öelda. Terminid, see on alalõpmata, siin olid küsimused enne, ma ei tea, mingi kanal küsis siin Linnari käest tsensuuri. Tsensuur on maja ja toimetuse väline sekkumine ajakirjanduslikku protsessi. Seda sõna palun mitte tarvitada niisuguse koha. Et võib-olla nagu siin, jah, ma tänan Rauli selle tähelepaneku eest, et kaks sõna, mis mind nagu närve jäävad alati seoses ajakirjandusega, on tsensuur ja sõnavabadus. Et tsensuuri Eestis ei ole, see on põhiseaduses kirjas. Sõnavabadus on, see on ka põhiseaduses kirjas. See, kui toimetaja kasutab temale antud õigust ja valib, mida ta avaldab, see ei ole tsensuur. Aga see, et ma pean sellise auditooriumis ka veel seda kordama, see on iseenesest midagi naljakas. Ei, no ilmselt tuleb seda ikka kogu aeg korrata. Nii, aga me peame nüüd otsad kokku tõmbama ja mul on teile soov nüüd, et kui me rääkisime siin, et milline on praegu olukord, millised on teie arvamused ja seisukohad nende asjade suhtes, mis siin täna üles tõusid. Ja teine asi, mis meil oli olulisem isegi sellest, et kuhu edasi, mis on teil plaanis, mis on teil kavas? Veel uuesti või ütleme 3 olulist asja. Mida te teete? Ma vist olen nagu need ära maininud, aga uuesti. See pole nüüd kindlasti tähtsuse järjekorras, et rõhutatult toome esile registreeritud kommentaare lootuses, et need on arukamad ja viivad kommentaariumi keskmise taseme kõrgemale. Me peame rohkem vaeva nägema heade kommentaaride esitamisena artiklitena ja siis me peame kindlasti leidma ja parandama neid meetodeid, mismoodi idioodid välja peksta kommentaariumist. Anvar. Ma saan aru, et me saame Urmaga järgmine nädal kokku kuskil ja arutame siis neid... Sinu 3 asja. No see on esimene näiteks, et kui mul see õnnestub, et ja teine on üks pakett siis nagu neid tehnilisi meetmeid, mis osaliselt sarnanevad sellele, mis Urma siin on loetlenud, aga osaliselt ka mitte ja 3. on siis see, et me tõenäoliselt laiendame seda osalise tuvastamisega nagu kommenteeritavate teemade ringi. No nii, siit nüüd kõige olulisem jäi kõlama see, mille peale Raul juba plaksutas. Te saate järgmisel nädalal kokku. Tundub küll. Ma tänan teid. Pole pääsu enam. Ma tänan teid. Sellega on see osa meil lõppenud. Võite aplodeerida. Härrased peavad lahkuma. Neil on töö. Modereerimine ootab neid. Minu viimaseks ülesandeks siin on nagu hästi lühidalt see väga tore ja viljakas päev kokku võtta, mis on lõpuks kaotanud nii publikut kui ka lava peal istujaid, aga midagi on siiski järele jäänud. Kui me hakkame algusest peale, siis me tulime siin alguses ju alustasime kohe sellest, mis on üldisemad probleemid, mis on vihakõne üldisemad probleemid ja tegelikult sealt tulid juba välja terve rida erinevaid ja väga olulisi asju, mida ma tahaksin lihtsalt üle rõhutada siit. Tolerants on oluline sõna. Tolerantsus nii erinevate gruppide suhtes kui ka tolerantsus teistsuguste arvamuste suhtes, teistsuguste seisukohtade suhtes, kui need on seisukohad. Ja teine pool, mis sellest oli see, et me võime piirata, me võime ignoreerida, aga me ei saa olla ükskõiksed. Selle suhtes, kui asjad lähevad käest ära, ükskõiksus ainult võimendab ja suurendab seda asja. 3. asi, mis siit välja tuli, minu arvates olid mõningad sellised sõnad ja märksõnad, mida ma ka alguses ütlesin. Üks, see oli ikkagi see ühiskonnas valitseva ja muutuva hirmu probleem, millega on oluline tegelda ja mis on oluline ka just nimelt meediaväljaannetele, et saavutada seda, et inimesed ei peaks tundma hirmu selle eest, mis on. Nad küll üritasid väita minu arvates seda, et see on ainult puudutab poliitikuid, minu väide on, see ei ole nii, see puudutab palju enamaid inimesi ja näiteid oli siin enne toodud. Poliitikud võivadki hirmu tunda.
Järgmine küsimus oli meil anonüümsete kommentaaride ja kommentaaride anonüümsuse probleem. Siin oli minu arvates kena see, et tuli välja mitmeid erinevaid seisukohti. Mina ise olen suhteliselt ebatolerantne anonüümsuse suhtes. Minu arvates inimesed saavad ja võivad ja peavad julgema võtta sõna ühiskonnas omaenese nime all. Minu vanusele inimesele kõlab see anonüümkirjade tolereerimisena, nii nagu ta vanasti oli, ja ma ei arva, et demokraatlikus ühiskonnas see oleks kõige parem lahendus. Järgmine asi, mis siit nagu välja tuli, oli see, nüüd kui me läheme siit siis edasi nende uuringute juurde, oli ju see, et meil on olemas väga suur hulk inimesi, kes kommentaare loevad tegelikult. Kui sagel nad loevad, aga nad loevad. Ja see on loomulik osa nende igapäevasest elust ja tegevusest. Sellest jääb minule küll arusaam, see on nüüd minu isiklik vaade asjale, et kommentaaridel on ilmselt vähemalt Eestis koht olemas ja meie ülesanne praegu ei peaks olema neid mitte ära kaotada, vaid teha kõik selleks, et nendes kommentaarides valitseks tõepoolest see, mida need inimesed ise oma arvamustes seal ütlevad, et ma tahan võtta sõna selle asja kohta, mul on öelda midagi selle asja kohta. Ja teine pool, et nendest kommentaaridest oleks võimalik välja rehitseda, välja koristada see seltskond, kes kas ei ole võimeline järgima korrektse suhtluse reegleid või tõepoolest ei tahagi seda põhimõtteliselt teha. Nii, ja kui ma nüüd tulen selle juurde, et mida siis ütles ajakirjandus sellele teiseks ma enne siis veel võib-olla see, et need uurimused, mis siin olid, nagu öeldi, et need olid esimesed sellised väikesed uurimused ja ma sain ajakirjanduse poole jutust aru, et nad oleksid siiski huvitatud, et selliseid uurimusi oleks rohkem ja oleksid nõus ka sinna panustama, sest reaalselt oleks siin veel väga palju teha selleks, et saada rohkem andmeid kätte. Needki andmed olid juba vägagi põnevad ja väga põnevaid järeldusi võimaldavad. Nüüd, kui me vaatame, kuidas edasi, siis minu arvates kõige tähtsam asi selles oli see, et härrased ütlesid, et me saame kokku. See on, kui nad tõepoolest kokku saavad ja maha istuvad, siis see oleks tegelikult suur samm edasi, sest tahame või ei taha, aga neil on õigus selle koha pealt, et ajakirjandus on äri ja kui üks pool astub mängust välja, siis teine pool jääb platsile ja see ei ole jälle hea, kui jääb järele ainult üks pool kahe võistleva kontserni asemel. Teine asi, mis me siit siiski nägime ja mis oli positiivne, et neil on olemas mõningad niisugused meetmed, mida nad kavatsevad rakendada ja mille peale me saame loota siis, et asjad lähevad paremaks edaspidi. Ma tänan kõiki, kes vastu pidasid ja annan nüüd sõna Mall Hellamile. Aitäh Tiit Ennuste ja tegelikult aitäh kõik, kes täna esinesid meil siin ja sõna võtsid ja kaasa rääkisid ja kes kohale tulid ja kes siiamaani veel kohal on. Suur tänu selle aja eest, kaasamõtlemise eest, küsimuste eest, palju jäi veel õhku, aga palju tegelikult lubadusi ka anti ja nüüd on meie kätes nende lubaduste täitmist jälgida. See on väga keeruline küsimus, mida teha edasi ja see on paljudes maades jäänudki vastuseta, mida teha. Aga meid igapäevaselt jälgib 500 000 internetikasutajat, nii et ilmselt ka 500 000 inimest kuulis neid lubadusi täna, nii et enam ei saa, tagasiteed ei ole. Ja fondina ilmselt me kindlasti jälgime selle teema edasiarendusi Eestis ja vaatame, mis saab edasi ja ütleme seal, kus vaja sõna sekka koos kõigi teiega ja teiste eestkosteorganisatsioonidega ja kõigi inimestega, kes tahavad lugeda head ajakirjandust, kes tahavad midagi arvata, kartmata saada alusetuid etteheiteid, solvanguid ja rõvedat sõimu selle eest anonüümselt ja teinekord ka isegi mitte anonüümselt.
ja niiviisi viia edasi meie omavahelise väitluse, omavahelise debati taset ja nii rikastades ilmselt ka meie ühiskondlikku mõtlemist ja seda, mis meist saab ja kuhu poole liigume. Sest mida vähem meid on seda tegemas, seda vaesemad me oleme. Nii et suur aitäh veel kord kaasa mõtlemast ja kutsun teid üles tähistama pühapäeval ülemaailmset demokraatiapäeva. See on 15. septembril ja me oleme üritanud seda päeva teadvustada juba mitu aastat koos Eesti Väitlusseltsiga. Nii et vaadake, mis toimuma hakkab ja mõelge selle peale, mida Lennart Meri kunagi ütles. Ma nüüd küll parafraseerin seda, et demokraatiat tuleb iga päev uuesti luua. Ja see on tõsi, sest meie ümber on nii palju muutuvat, et me peame tundma ennast kindlalt ja teadma, kuhu poole me liigume. Ja selles mõttes on meie omavaheline vestlus nii tähtis ja et teha seda avatult, ausalt ja eesti keeles. Suur aitäh teile ja liigume nüüd edasi kohvikusse Spirit, et jätkata meie omavahelisi meeldivaid kohvivestlusi. Aitäh tulemast! Aitäh!